6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere head rallisõbrad! Keenia ralli võtame kokku 6. käigu podcastis. Gunnar Leheste ja Roland Poom on tulnud siia Delfi stuudiosse. Jaanid on peetud, on elatud kaasa ühele toredale näitemängule idapiiri taga. Mis veel on vahepeal tehtud? Kuidas sul Jaanid läksid? Kuule, Jaanid olid vahvad. Sai perega koos olla suure perega, siis kogu sugõusaga üle pika aja ja täitsa toreli. Mis tegite? No mis Jaanidel ikka tehakse? Tehakse lõket, tehakse grilli, mängitakse mingid mänge ja nii ta läks. Palju väikseid lapsi on. Mis Jaani mänge mängitakse tänapäeval? Ma olin Tartus, me seal ei mänginud. Mul on hästi paha lugu sellega, et ma ei mäleta ühegi mängu nime, aga ma ei tea, mingi palle visatakse. Petank on see. Petank on see, jah. Siis on üks mingi Ogier on selle meister. On või? Ta on vist Prantsuse meister Petankis, jah. Aha. No siis mina nii hea vist ei ole. Ja siis, no enamasti ikka pallimängud, midagi, kõik on palliga seotud. Ja Prantsusmaal on see hästi populaarne. Käisin seal French Openil, siis läbi hipodroomi mingi pargi, jalutasin tagasi. Mingi poisikas mängisid see rahulikult petanki. Ilge andmine käis, kõik elasid kaasa. Wow, kuule hästi veereb sulle, jõle äge. See tundub täpselt selline mäng, millele kaasa elada ei ole väga kerge. Jah, aga ma arvan, et siis jah. Aga jaanipäeval käib mängus kõik asjad. No, ja meil oli ka päris tore. Meil oli seal, käisin isa pere juures ja Rally Estonia radadel seekord ei käinud. Ma vaatan, et sa tuled otse Rally Estonialt. Ei, ma ju hakkan minema. Ma olen juba elevus on sees, kohver on pakitud, et siit stuudiost juba lähen vaikselt. Et sa juba ootad Rally Estoniat ja oled valmis, et kohe hakkab, lähed paned stuudio püsti äkki juba. Hakkan vaikselt panema. Ma arvan, kui ma üksi hakkas panema, siis selleks ajaks ma saaksingi veel püsti. Ma ei ole nendes komplekteerimises väga osa, mul naisterahvas rohkem tegeleb mööbli komplekteerimisega ka. Kuule, aga siin vahepeal öelnud, me vaatasime Keenia rallit ja tegime saateid siin. Mina vaatasin ka. Vaatasid? Isegi täna. Nagu te eile ütlesite, et tõsine fänn vaatab täna. Siis 6.55 on ikka kell küll, mida panna endale pärast jaanipühi. Ja vaatasid hommikul või? Ja, sai vaadata. Ütleme nii, et pean tunnistama, et esimene katse läks poolikult minu jaoks. Äratuskell, ma pole harjunud vaata nüüd jaanipühade ajal nii varakult ärkama, et äratuskella peale ärkamine, see võttis ikka võhmale, et esimese äratuse vist magasin maha ka. No hea, et sa jõudsid ikkagi katset vaatama lõpuks. Jah, aga tegelikult ei olnud paha päev. Ei, tegelikult ju ikka juhtus ja tegelikult ju Rovanpera suutis ikkagi Ogierile nagu kanna peale veits astuda ja kohe esimesel katsel, et tegelikult see tegi ju andis natukenegi lootust, et saab põnev päev olema. Tegelikult ikkagi lõpuni ju põnevus säilis. Kui ralli lõpuks on vahe 6,7 sekundit, siis see tähendas, et täna ikkagi pidi ju sõitma. Täna pidi sõitma ja hakkas juhtuma ka nendel, kellel terve nädalavahetus, ütleme, et polnud tegelikult juhtunud korralikult. Siis Toyotadel, aga sellest hoolimata 4 võit, Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera ees, nagu sa ütlesid, 6,7 sekundit, Elvin Evans 3. maas juba 2.58,5 ja Takamoto Katsuta 3.23,8 läbi aegade napim võit Keenia rallil, nagu kuulsime. Jaa, täitsa usun. Ma ise statistikaga kursis ei ole, aga ma pean mainima seda, et poodiumi viimane aste on 3 minutit taga, et see on ikka päris raju vahe. Et pigem tahaks juba isegi võib-olla statistikat vaadata, millal viimati oli selline vahe, et poodiumi viimane aste kaotas võitjale 3 minutiga. Kindlasti mõne raske rallil. Jah, tõenäoliselt. Statistikud võivad kiiresti üles otsida ja meile saata 6 kaik@delfi.ee. Ma arvan, et küsimusi rohkem täna peale ei võta, meil on päris palju juba tulnud, aga kui teil ikkagi on midagi keelel ja meelel, siis pange kohe pealkirja käpsulokis midagi, et lugege palun ette. Et kiirelt, võta minu oma palun, please. Aga Ott Tänakust alustame, ma arvan, et järjekordselt ei tulnud selline tulemus, nagu tema ise oleks tahtnud, nagu meie siin laua taga oleks tahtnud ja võib-olla tuhanded ja 10 000 rallifännid kodudes lootsid, et siit võiks ju tulla, siis on hea minna Soomele, Eestile ja Soomele vastu. Ja selles mõttes see oleks hea ralli, kust võtta punkte, sest
ei ole siin vaja sõita kiiresti väga, et nagu me näeme 3 minutit kaotust võib tulla poodiumile, et pigem võib-olla oligi see lootus, et rahulikult tulles, ära kulgedes on võimalik võtta siit poodiumi koht. Aga Ford otsustas, et seekord mängime natuke teistsugust mängu ja teeme selle elu veel põnevamaks ja hakkame selle natuke tehnilisi probleeme ette viskama ja Pirelli ei otsustas ka siis, et võiks paar korda katki minna. Mida sa mõtled Fordi tehniliste probleemi? Fordil tegelikult mõlemil Lubeel ja Tänakul mõlemal suht ühel ajal hakkas seal jõud ära kaduma, et see oli esimesel päeval. Kõigepealt Lubee kurtis siis seda ja järgneval katsel kurtis Tänak, et ka jõud kadus ära. See oli sama katse, kus esimene refleks. Et see oli nagu sellise tehnilise poole pealt võib-olla kõige suurem apsakas, aga rohkemat tegelikult ei olnud ju tehnilise poole pealt, et me ilmselgelt näeme, et Hyundai oli siin rallil oluliselt kehvem. Jaa, Hyundai, ma arvan, et muredest eile rääkisite juba päris hoolega ja ma arvan, et täna saab neid siin ühe või teise mehe juures veel puudutatud, aga mina tuleks korraks päeva 3 tagasi, et mäletan, me hakkasime ennustama, et Kalle Rovanpera võtab siit rahulikult, võtab mingid punktid, aga ma mäletan mingist reedest kohe esimest või teist katset, kus ta ikka niimoodi vajutas, et tundub, et 4. katse näiteks. 30 kilomeetrit ja Neuvilli ees 8 sekundiga, Ogier ees 9,4 sekundiga, et siin ikka katseid oli, kus ta ikka vajutas. See oli see katse, kus Ogieril oli, kus hästi palju hakkas juhtuma, et Ogieril polnud hübriidi, Otil oli ref, Katsutal oli katkine steering arm, see rooli ots, ja seal nagu juhtus hästi palju. Lappil oli veel refleks seal, et sealt ka see tuli, et Rovanperal ühtegi probleemi polnud, et ta sai puhtalt lõpuni tulla, nii et sealt ta selle hea edu sai. Ja minu tänane teine flashback on siis Rovanpera katse lõpus nägu muda täis, autosse tilgub ka kuskilt seda muda sisse, või selle nimetatakse fresh fashiks. Ma arvan, et iga kord, kui keegi ütleb siin saates fresh fash, peaksime võtma väikse lonksu, seda Old Jamaica Pineapple, sul on sama täna, jah? Jaa, ma tulin 1,5 tundi varem siia kohale. Ma olen juba maitsnud neid asju, ma olen juba maitsnud kõiki neid krõpse ja ühe Icon baari selle kokonuti jõudsin ka ära süüa, et ma võtan ka pärast, ma pole täna jõudnud põhimõtteliselt süüa midagi hommiku müsli peal põhimõtteliselt, need väike protein kulub täpselt täna ära. Jaa, ma tahtsin oma sellest teist flashbackist. Aga nägu oli naerul ja siis see kommentaator ütleb talle, kuule, sul vist mootori see hakkab küle kuumenema, ma teen kiirelt. Ta on jumal rahulik. Mootor kuumeneb, mis asja? Ja siis, et mul läks rehv või? Oli või? Et nagu nii külma kõhuga võtab kõike seda. Tal kuidagi oli suht savi kõigest, jah. Et võib-olla siis ongi vaja sõita sellise suhtumisega, et mul on savi kõigest ja siis ma tulen maailmameistriks. Head autot on ka muidugi vaja. Jaa, ega selles mõttes, ega me teame kõik, et selline noorus uljus on ju see, mille vahepeal lähen sõidan veel drifti kuskil Jaapanis. Et pere ka pole, vaata, ei pea muretsema, et tahaks kähku koju saada või midagi, et ta ei raiska nagu aega, teised tulevad niimoodi, et oma pere arvelt sinna ikkagi kohale. Ütleme, teised veedavad oma nädala, kui nad rallil üle veedavad pere juures lastega, naisega, siis Rovanpera veedab selle oma drifti autos või mingis muus võidusõidu autos. Käsi on kogu aeg kuum. Ta nagu kogu aeg, igal hetkel, iga päev roolib mõnda võidusõidu autot. Et see kindlasti on nagu suur eelis teiste ees. Aga sa vist rääkisid see, et tal nägu tolmune, see oli just see Toyotade viga, et tolmu tuli sisse. Kelle rohkem, kelle vähem. Et see oli vist kõigil Toyotadel, kui ma praegu õigesti meenub. Et kui me ütleme, et Toyotadel tehniline probleem, siis see vist oli maksimum, mis sealt võtta oli. Et see oli, jah. Ogiel lausa ju terve see tagumine ots pagasniku luugist, ma ei tea kuhu välja, et tagatiibadeni oli ju tolmu täis, aga ei teinud sellest väga suurt numbrit. Sõitis ikka sama kiiresti. Jah, selles mõttes, et see viimane katse keskmisest kiirust juba natuke ikka 113 ma vaatan, eelmine 18 kiiruskatse vähe rahulikum, et aerodünaamika, ütleme, et seal kindlasti on tunda, et seda ei olnud. Aga võib-olla siis kaotus ka 4,3 power stage'il on ju, et kindlasti see nagu juba mõjus, et ta tundis seda, et seda ei ole. Aga vähemalt tegema töö ära, ta teadis, kui palju tal on täpselt vaja pingutada ja sai sellega hakkama.
elu 58 rallivõit. Karm. Palju sul on? ma ei oskagi, ma pole lugenud kokku. Temal on 58 WRC sarjas. Ja. WRC sarjas minul on, minu statistika näitab 2 poodiumi kohta, Rootsi ralli ja Soome ralli ja üks on teine koht, teine 3. koht. Ei, müts maha. Võitu pole. Jah, kõva vend. Aga viskame korra pilgu, saab ekraanile kuvada siis punktiseisu ka kiirelt. Seis on siis selline, et Kalle Rovanperal 139 punkti, Terri Neuville 102, Elvin Evans 98, Sebastien Ogier 98 ja Ott Tänak langenud 5. 97. Ütleme, teise koha, kui sa võrdad nüüd Oti ja Thierry vahet, ei ole väga hull. Aga esikohaga juba on päris hull. Eks see natuke võtab võib-olla seda eelmise aasta tuur hakkab üles koguma, et 42 punkti. Et Rovanpera sai oma, väidetavalt siis hooaja algus tal oli keerulised, mingi isiklikud probleemid on ju, sai nendest üle, mis iganes et siis olid ja pärast seda nüüd siis hakkas lahmima korralikult. Ja tundub, et lahmib edasi, sest edasi on tulemas Eesti ja Soome, kus tema läheb kindlasti võidu peale sõitma, aga Ott Tänak läheb Fordiga võidu peale sõitma. Ma nagu hakkan iga päevaga aina enam selles kahtlema. Ta oli väga pessimistlik oma viimases sõnavõtus, kui küsiti, et nüüd tuleb Eesti ja Soome ja siis ta ütles, et jah, nüüd tuleb kuskilt kiirus leida, aga ega ta väga enesekindlalt seda ei öelnud, et tuleb kuskilt kiirus leida, et tundub, et neil ei ole seda. Et täna ma arvan, et ongi olukord see, kus Kalle Rovanpera läheb selgelt võidu peale sõitma, aga Ott peab seal antud oludes lihtsalt proovima sihtida, et saaks kindlasti poodiumi koha ja ma arvan, et kõik võib juhtuda, eks? Jah, täpselt, et kui ta suudab seal nagu kuskil lähedal olla ja ilma vigadeta tulla, et ta peab, ma arvan, et see saab niimoodi olema, muidugi loodam vastupist, et ta suudab puhta kiirusega seal sõita võidu peale, aga tänastes oludes ma arvan, et nagu natuke liiga sinisilme oleks seda loota, et kui ta suudab poodiumi peale hakata sõitma Soomes ja Eestis ja loota, et keegi ees võib-olla teeb mõne väikse vea, sealt siis võtta oma eelis, siis see on võimalus. Nii et, kes meil Toyotadest tulevad Rally Estoniale? Toyotadest... Ogielt küsiti, et millal me siin näeme, siis ta ütles, et millalgi kauges tulevikus. Ma arvan, et Ogier siis see tähendab, et Eestit ja Soomet ei sõida, sest ta ei ole ka öelnud kunagi, et need rallita lemmikud oleks. Kiired rallid. Registreerinute nimekirja sellest EVRC-st ei leia, aga kindlasti peaks juba lukus olema meil. No Toyotaga on see, et on Rovanpera, on Evans, on Katsuta ja 4. auto ju, neil ei olegi 4. sõitjat. Ei peagi panema. Et 4. auto on neil rendiks, kui Ogier ei sõida, nad on ühe korra seda ainult teinud Rootsi rallil, kui oli Bertelli või? Lorenzo Bertelli sõitis selle autoga. Ja, oli küll ja kui keegi seda rendib, siis rendib, aga muidu nad lähevad oma kolmikuga peale, Rovanpera, Evans, Katsuta. Ja, aga räägime siis ikkagi meie paremuse järjestusest edasi. No Ogier'st ja Rovanperast rääkisime. Elvin Evans näeb küll välja kena, et poodiumi koht ja arvestades 2 esimest meest, ega olekski ime, kui ta neil oleks vastu saanud, aga katse lõpu intervjuus ütles, et ootas ise palju enamat. No ütleme, et ta siis täna oli best of the rest, et midagi seal nagu ütleme ilustada ei ole, tegelikult oli väga ebaõnnestunud ralli Evansi jaoks. Oleks palju toredamalt, kui Takamoto Katsuta oleks selle poodiumi kohaselt võtnud. Oli kindlasti rohkem seda väärt, näitas häid katseaegasid. Tuli läbi tule ja vee siin minu meelest. Ta nagu 3-4 korda lõhkus selle auto niimoodi ära, et seal ei olnud nagu pilpad olid taga ja mõtlesin iga kord, et meeskonnast on kahju, et kas neil ikka nii palju varuosasi on kaasas, et nad suudavad seda Katsuta autot kogu aeg üles ehitada jälle. Aga näed, tuli lõpuni ja tegelikult oli ju võitluses 3. koha, aga täna siis vist hübriid kadus ära. Oli vist. Et sinna see võitlus jäi. Et tegelikult Evansi kohta ei oskagi midagi öelda. Tegi oma töö ära, aga ega see töö nagu väga oli nagu ta oli. Vähemalt on lõpus ja kindlustas siis Toyota nelikvõit. Nelikvõit, räme. Väga hull. Tehnilistest muredest veel rääkides, siis päris piraka kivi ka võttis Ogier endale punktikatsel esiratast, et on võimalik ka niipidi saada kivi tuuleklaasi. Jah, täpselt, et see ei olnud esimene kord, kui siin tuuleklaasi ära lõhuti, sest ka jälle Katsuta minu meelest oli üks, kes sai mingi puuokstega vasta klaasi kuskilt lõigates ja lõiga täiesti ämblikuks ära selle klaasi seal ees ja keegi oli veel minu meelest. Tanis Ordo 5. koht, aga kuhu on kadunud 5 minutit ja 5,4 sekundit? Täiesti müstika. Jälle minu jaoks nagu
No eks see ongi jälle see Safari ralli, et tuled lõpuni ja mingid punktid saad kätte, on ju. Et tegelikult ma täna lõpuni ikka lootsin, et äkki otsab kuidagigi mööda tast, et saaks 5. koha punktid võetud. Noh, Sordo kohta ei oska, nagu tegelikult ma eile ütlesin ka ja ma nagu ei ole väga rahul üldse, et ta seal sõidab, et minu meelest, no ega ta ise ka, mulle tundub tegelikult, et ta ise ka nagu ei ole väga rahul, et ta sõidab, et talle pakutakse jälle see poolik hooaeg, siis ta ütleb, et noh, et poolik hooaega ta võib jälle veel teha, aga keegi kui Hyundai ütleks talle, et tuled täis hooaeg, siis ta ütleks kohe, et ma lõpetan sõitmise ära. Et tal ei ole endal ka seda motivatsiooni tegelikult enam, et noh, ma loodan, et see kaua seda mängu ei mängita enam. Tegelikult nagu isiksus on väga sümpaatne vend ja mulle meeldib ta, aga noh, ma arvan, et jah, mis ma ikka siin vingun. Kus me näeme Tanis Ordot veel? No me teame, et ju nüüd Eesti ja Soome sõidab Sunninen. Mis saab edasi? Tõenäoliselt pärast seda kuskil ta veel ikka sõidab. Et ma millegi pärast arvan, et Sunninen saab midagi veel sõita. Et see ei jää ainult 2 rallit. No Sunninen kõva tõestamiskoht kindlasti. Et kui ta need 2 peaks esimesel katsel ära käperdama, siis ma ei usu, et ta rohkem sõita saab. Jaa, aga noh jah, ütleme, et tal on juba kogemus kõvasti, äkki ikka suudab nagu ära selle deliverida, et teeb oma head rallid ära ja no Soome ja Eesti ta teab, kuidas siin sõita, et ilmselgelt ta ei pea hakkama. No võib-olla on see probleem selles, et kui ta tahab hakata näitama seal, et ta suudab panna seal mingi esikoha aegasi Roomperega võidu kuskil katsetel sõita, et tõenäoliselt siis see kaua ei kesta. Aga kui ta võtab sellise normaalse tempo, üritab seal võib-olla ka top 3 lähedal olla, siis on ideaalne. Lube tuleb siis Tänaku järel 7. 16 minutit ja 15 sekundit on temal läinud erinevate murede nahka. Tuletame meelde rahvale ka, millised need Lube mured täpselt olid. No esimese asjana oligi see, mis ma enne mainisin, et jõud kadus ära. Kohe reede hommikul. Pärast seda siis Lubeel läks, mis ta siis oli, ta läks ka reffe või? Pidi minema, kui sükke aegad, jah. Ja siis tal juhtus nii palju, tal minust iga katse ainult juhtuski midagi. Ja tal oli tehnilisi probleeme väga palju minu meelest. Või oligi see jõuprobleem kogu aeg, et ta nagu ei saanudki seda autot tööle. Et seal nagu kogu aeg hakkas tal hakkas juhtuma ja see ei lõppenudki. Terrine veel 8. vedrustus on vist see märksõna. Ja ma ütlen korra Lube kohta veel, et teisel katsel juba oli, ta ütles, et we have no power. SS3 oli sama, et probleem on sama. Siis SS5 vahetas reffi, SS7 vahetas reffi, SS8 ta ütles, et ta ei näe teed, SS9 sama probleem, SS10 off-road, SS13 spin ja no nii edasi. Et see list oli tõesti pikk, mis tal juhtus. Kas me Neuvillis teeme ilma juba 6. katsel, jah? Neuvillist jäime ilma, jah, 3. läks tal ref ja 7. läks tal, või 6. lõpus läks tal, jah, vedrustus. No kahju natukene ikkagi. Jah, kui see oli nii-öelda lihtsalt selline mutter sealt ülevalt või noh, top mount, et purunes ja nagu kuskil jälle, ma ei tea, mingi pealkirjali, et see oli selline alla euro probleem. Ma mõtlesin, et võiks mõned tiitlid ka jagada. Oleme siin aeg-ajalt jaganud. Esimene tiitel nädala tegija. No tegija anname ikkagi võidumehele, ma arvan. Kindlasti, siin pole kahtluski. Tegija võidumees Ogier, nädala õnneseen, kes kõige rohkem tuli läbi mingitest. Ma tahaks anda Katsutale, sest no see auto oli nii räbal lihtsalt kogu aeg ja üks katse, kus ta tuli lõppu seal poolt kumbagi esikülge. Ta sõitsi ju otsa ka mingile loomale või? Ja ta pani sebrale otsa ja siis ta lõikas kuskil, et see mingi puu võttis tal terve ühe küljera, siis ta läks ref ja ta tuli ühel katse lõpuni, tal polnud kumbagi esikülge ja tal polnud tagakülge ka veel, tagastanget polnud, midagi polnud. Katsuta saab siis 2 nädalat järjest juba õnneseene tiitli. Ja Katsuta ju keeras veel Shakedownil autole kattuse. Nii et tal ju, no kellegi teisel nii palju ei juhtunud, kui tal ju... Mis näitab jälle seda, et see Toyota on tank. Tundub, et see auto ei lähe kätki. Jaa. Õnneseen on olemas, nädala ebaõnnesõdur. No ikkagi Lube. No Lube kindlasti, sest see list praegu oli nii pikk, jah. Ebaõnnesõdur olemas, nädala üllataja. Kes võis üllatada? Mind üllatas Kalle, ma arvan, et ta võtab rahulikumalt. Ma just mõtlesin ka, et kas Kalle, sest Kalle... Kui on ikkagi nii kindlad punktid on juba ees ja no... Tegelikult ei ole vaja võidu peale sõita, aga võit polnud üldse kaugel. Ja, ma ütleks ka vist Kalle, sest ega Kalle eelmise aasta Keenia ralli eelmine aasta ta võitis, aga enne seda oli ka superralli
jah, tõenäoliselt Kalle, ma ei oskaks kedagi teist võtta. Nädala põruja. Võt siin võib olla kandidaate lausa mitu või? No, see on põrujas, ma ütleks Sordo või Evans. Otil ei tahanda? Ei olnud Oti probleemid väga tegelikult. No, tõsi, jah. Et ikkagi põruja ja siis oma sõiduga. Ja oma sõiduga, jah. Et pigem siis Sordo, sest see oli ikka kohutav tegelikult. Põruja Sordo, nädala pullivend, kes meid kõige rohkem naerutas. Aga tänase päeva puhul võib-olla ütleks Lappi ei ole põruja või? Kes see? Lappi. Ei, Lappi oli väga hea, Lappi oli tugev. Seda ebane sõdura tiitlit. Ja just, et tegelikult see ununes ära, et Lappil ju 2 korda nüüd siis, või 3. kord läks ju see Propshaft, Kardaan välja. Uskumatu täiesti. Kuidas võimalik on need? Lähete hooldust välja, kas nüüd panite külge korralikult? Ütlevad, jah, panime. Rohkem ei teki. Jah, et aga oota, mis see oli nüüd? Naeru? Pullivend, jah. Tänase puhul võib-olla ütleks Roompera see, kus ta seal vaatas ringi, ei saanud aru, kus ta on. Aga tegelikult ka Ott Tänak tegi eile minu jaa, Otil väga muhedad intervjuud. Jaa, et ta oli päris pull ja huvitav oli neid kuulata. Kuule, aga Otile siis pullivend. Anname Otile, jah. Saab temaga midagi jäi näppude vahele ka. Nädala sosistaja annan mina Tani Sordole. Ta peaks saama aasta sosistaja tiitli. Võta lihtsalt kiiver peast ära nagu teised. See ei ole raske. Palju see kiiver kaalub? Kilo. Jah, kilo on. Võta korraks kilo peast ära, saad järgmise katse alguses tagasi panna. No nii kui nii võtab see kiivri ära. Miks sa ei või, noh? Mitte üheski sõnast ei saa aru. Jah, ütleme, see on aasta sosistaja. Kas me nädala rauskaja leiame, kes on kõige rohkem pahameelt väljendanud ükskõik, kas siis rehvitootja või oma tiimiga või... Neville oli päris pahane ikkagi. Neville võib-olla oli, jah. Ja jälle Neville pärast oli see nii-öelda pingemaas siis kuidagi nagu rahunes ka. Võib-olla Neville ega kedagi teist ei oska siin välja tuua. Selles mõttes katsed olid väga keerulised ja olud olid kohati ebavõrdsed, aga tundus, et kõikidele sõitjatele see nagu väga meeldis. Ja nad ei vingunud küll minu meelest keegi nagu selles osas, et teed on nagu ebanormaalselt rasked või midagi sellest. Aga paneme Neville. Tavai. Tiitlid välja jagatud. Vaatame korraks otsa WRC2-le ka. Siin on päris uhkelt on see võit ära tulnud Kajetanovitšile ja 11 minutit, 27 sekundit ja 11.27,7. Martin Prokopi ees ja Karl Tundo, kohalik mees, saab ka poodiumil šampust juua 3. koha eest. Kuule, kas ma näen nagu midagi valesti, et Oliver Solberg on absoluudi 10 või? Solberg ei võta WRC2 punkte, vaata. Okei, WRC2 siis küll, jah. Aga tegelikult ma ikkagi tahaks Oliver Solbergi see vahel ära mainida. Maini. Tüüp katkestas 1 päeva. Ta läks 3 rehvi vist kokku. Ta oli vahepeal 8 minutit vist, 7 minutit Kajetanovitši taga. Ja ta lõpetab ralli 30 sekundit Kajetanovitši taga. Kusjuures Kajetanovitši ei sõitnud superrallit. Ja ma ei tea, kas tal ei läinud just ühtegi rehviga. Ja Oliver Solberg võttis lihtsalt hooga niimoodi järgi. No jah, klass. Ja vähemalt oli keegi, kes seal klassis nagu tempot tegi. Aga mis kasusest on punkte ei saanud? WRC2 punkti ei saanud, jah. Mis seal ikka? Mingil põhjusel ta otsustas siis nii. Aga meil on siin Armin Kreemen 4. kohal ja Daniel Tšvist. Hea näha, et Poolast on tõusmas peale mehi. Oleme sellest mehest vist ka varemates. Mis rallil ta veel sai päris head WRC2 punktid? Jaa, ma isegi mäleta, aga Armin Kreemer päris selline kogend sõite. Ta on juba vist üle 54 või midagi sellist, et päris vana, aga poolakas Daniel, ta on ka seal 40 kohe. Nii et vanust on. See aasta ta on Mehhikos, Sardiinias ja Keenias nüüd sõitnud pigem sellised keerulised rallid. Valib seal, kus ütleme, võib-olla käibki lõbutsemas ja nautimas keerulisi ja huvitavaid rallisi. Teeme reklaami vahele ja siis vaatame otsa meie küsimustele ja jagame natukene kingitusi ka. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga me ei hakka veel küsimusi vaatama. Meil on üks klipp ka vaja vaadata Rally Estonia radadelt. Väga hea, ma just võtsin endale maiuse kõrvale, nii et ma võin vaatama. Võime siin krõpsupaki avada selle klipi. Peaks olema umbes 4 minutit ja vaatame nüüd ära sellise asja nagu Raanitsa katsel on üks huvitav pealtvaatamisala, mis ta nüüd nimi oli.
kohesema nimega teada, mul enda mälu teeb trikke, aga vaatame, mis me siis Urmo Avaga natuke sõitsime seda, natukene istusime seal mõne kännu otsas ja vaatasime, mis sealt pealtvaatamise aladelt on näha. Videosid Rally Estonia radadelt võib lähinädalatel veel oodata Delfisse, sest meil mõned on veel varuks ja paar tükki oleme üles ka pand. Nii et aga vaatame selle ära ja siis võtame ette küsimused. No nii, Urmo, oled toonud meid jälle Rally Estonia radadele. Räägi, mis katsel me oleme ja mis pealtvaatamisala juurde me suundume? Me oleme reedese päeva katsel nimega Raanitsa ja olemegi tulnud siis katse stardi poolt ja lähenemis 3. pealtvaatamisala juurde, mis on RMK Prangli-laan. Ja see tegelikult on seotud ja kombineeritud siis 4. alaga, mis on areen ja nimega Niitvälja. Et miks me siin oleme, minu arvates üks ägedamaid kombinatsioone, kus siis Niitväljal saab nautida hästi mõnusalt kõike seda, mis on Rally Estonial tavapärane. Ja teistpidi, kes siis on nõus natuke rohkem käima, siis Pranglilaanes saab ikkagi kogeda midagi sellist, mis peaks inimestel ihukarvat püsti tõstma, et WRC autod siis oma aeroga peaks tulema siit täisgaasiga üle nende trampliinide ja hüpete, mis on veel seotud kurvidega, et väga vinge kogemus peaks olema. Urmo, sa sõidad nüüd Pranglilaane pealtvaatamisala kõrgema kännu peal. Miks sa selle valisid? Ma julgen öelda, et see on üks parimaid vaatamiskoht, see on parim känd, mille otsas seista, et neid kände tegelikult on siin veel. Ja miks ma selle valisin? Ma näen pikalt seda nagu kiire osa tulekut. Minu ees on üks päris keeruline tehniline kurv, et võib-olla siit ei tundu keeruline, aga kui sa sealt 180-ga tuled ja proovid seda kurvi võtta, siis ta kuidagi nähtavuselt kaob ka ära ja keerab kuidagi nurga taha ja üsna raskesti sõidetav. Ja teisest küljest ma näen autole ka järgi. Mis sa hindad, palju see kännu ümber inimesi mahub? Ei, siia mahub ikkagi palju sadades, et eks siin peab vaatama, et keegi enda jalgu nagu ära ei väena, aga siin on piisavalt ruumi, et vaadata. Nii, nüüd oleme Pranglilaane teises otsas. Mida me siit näeme? Nüüd Niitvälja poolses otsas ja siin on kaks trampliini järjest. Esimene järgneb kiirele parem kurvile, mis on eriti keeruline. Ja sest nähtavust ei ole ja kuna kiirus on suur, siis pigem sõitja psühholoogiale teeb seda, et kiputakse võib-olla vara sisse minema. Ja tegelikult sama asi juhtus ka Georgiga, et läks tiba vara sisse. Mis aasta oli? Kas äkki 18-19 läks tiba vara sisse ja nii kui trampliini harjale või hüppeharjale jõudis, siis juba lennutas sealt otse kraavi ja lõhkus kahjuks auto päris ära. Et tehniline koht ikkagi? Väga raske koht, et sellised seotud kiired kurvid ja eriti keeruline on eespoolt tulijatel, et nagu praegu on näha, siis on selline päris suur nagu lahtine kild peal, et kes selline, ma arvan, esimesed 5 autot on ikka ülimalt keeruline. Siin kajab ka päris hästi, et siin on see müra ka. Ei, no siin see ikkagi nagu Rally 1 auto heli peaks päris võimas olema ja see on ka eraldi nagu eesmärk, millest me oleme rääkinud, et mitte nagu live-ülekannetega ei pea võitlema, vaid live-ülekannetega peab konkureerima targalt ja just ma arvan, need kohad on sellised, mida üheski live-ülekandes sa ei saa kogeda, et kui see ralli auto sul hüppab 180 km tunnis sisuliselt mööda. Käega ei tohi katsuda, aga võid ette kujutada. Kindlasti on siin ka turvalisus on tagatud ja ikkagi nendest teise, 3. rea puudest tuleb siin tagapool seista, aga ise väga mõtlema ei pea, et siin on meie poolt lindid paigaldatud ja turvamehed, et kes kuulama ja vaatama peab ja mõtlema ja ka ralli programmist, kas siis virtuaalsest või füüsilisest jälgima neid ohutusnõuandid. No nii, Roland, tuli tuttav koht ette. Tuli tuttav koht ja natuke parandanud Urmat, see oli aasta 2020 ja ma ise sõitsin seal Ford Fiesta Rally 2 autoga. Tohoh, said rattad lahti?
ja no kui rattad tundus, et vahepeal sellel rallil on rattad rohkem lahti kui maas. Aga ma vaatasin ka seda videot, seda Georgi laksu. Hästi kehva kvaliteediga video on YouTube'is üleval. Ma ei tea, keegi on põlve otsast filminud oma läpakat. Ma arvan, et Georg on ise kellelegi näidanud siis. Ja, aga nõus Urmoga täiesti, et mega äge koht oli ja 2020 oli see esimene katse tegelikult, et Georg seal kohe esimesel katsel minu eest. Seekord on 4. ja 7. Jah. Aga Rallil Estoniale promo veel natukene, et rallipass, ütleme nii, et otsa ei tohiks saada. Lähete Rally Estonia kodulehele, rallipood ja siin on nad kõik olemad, rallipass 85, kellel veel huvi minna ka Soome rallile, siis oska kindlasti kombopilet, natukene saate võitu ja siis on huvitavad kvootad, millest ma igaks juhuks väga palju sõna ei võta. Mis need kvootad on, klikite peale, saate ise ka aru. Võid osta väikse tokeni ja siis teha päris palju ikkagi head, et see süsinik jälg, mis rallist jääb, on olemas firma, kes aitab seda loodusesse tagasi istutada või midagi sellega ikkagi teha. Kas just istutada, aga on omad meetodid, kuidas seda jälge sisse tagasi teha. Väga mõistlik asi, ma alles kuulasin mingit podcasti nendega, kus nad käisid rääkimas, et aitavad siis teha head ettevõtetel, ettevõtmistes, kus tuleb selline süsinik jalajälg paratamatult. Et viimane aeg on tegelikult hakata seda tagasi pöörama, vaadates ka meie suvi on olnud. Jaa, absoluutselt, aga tegelikult suvest rääkides ma veel mõtlesin praegu seda mainida, et ma vaatan seda krõpsupakki ja 284 kilokalorit. Palju või vähe? Per bag. Mina ikka suvele tekib probleem, et kaalust on veits vähe. Mul on 2 sellist täna juba sees. Ja okei, siis sa vist ei ürita kaalust alla saada. Aga ma just tegelikult vaatasin, et ikka suvi tuleb, siis mõni kilo on vaja alla võtta. Tavalist krõpsu, ma olen räige krõpsu sõber, tavaline pakk ja siis on ikka kuskil, ma arvan, 600 kilokalorit ikka vist. Jaa, aga selles mõttes ikkagi vähe. Vähe, seda ma tahangi öelda, et vähe. Ja ained on ka sellised, et ei ole mingeid neid tavaliseid asju, mis on poepakkidel. Just. Ega seda poes seda ei leia ka. On olemas Bites We Love koduleht, ma pärast mul on see kuskil kirjas ka, täpselt mis selle... Eks sa tee siis kohuslikud turundusminutid lõpus. Minutid on siis, kui me jagame neid kingitusi. Aga davai, meil on kõvasti küsimusi, hakkame otsast pihta. Siim ütleb, et oleme palju arutanud, kuidas muuta pühapäevad põnevaks. Pooldan punktide andmist katsete eest. Küll aga on oht, et ralli muutub veelgi ühekülgsemaks. Näiteks oletame, et Kalle juhib pühapäeva hommikuks rallit ja rütm on hea. Tema jaoks ei oleks liialt suur risk minna ka katsepunktide järgi, omades viimasel päeval parimat stardipositsiooni. Nii on oht, et mõni sõitja domineerib veelgi enam nii rallit kui punktitabelit. Ja samal ajal on superralliga jätkates oluliselt keerulisem eesotsa startides punkte jahtida. Täitsa nõus? Nõus, aga ma ikkagi mainiks seda, et me ei pea kartma seda, et keegi domineerib. Et seda ei tohi karta, et me peame olema pigem õnnelikud, et me elame ajastul, kus me näeme selliseid sõiteid, nagu olid mõlemad Sebastianid ja ma ütleks, et täna on ka Kalle Rovampere. Me ei pea kartma seda, et keegi tuleb ja domineerib, pigem see näitab teistele ette, et kui kiiresti on võimalik sõita ja saage paremaks siis. Aga küll on tal küsimus, miks ei või pühapäevi pikendada eelnevate päevade arvelt, oleks vähem katsid ja kilomeetreid reedel ja laupäeval, vahesid sisse teha ja samas rohkem aega pühapäeval aega tagasi sõita. Ehk näevad sõitjad pühapäeval rohkem lootust oma kohta parandada ja võib-olla oleks ka katkestajate arv väiksem selleks hetkeks. Kas pühapäeva pikendamist on kaalutud ja kas see tooks oluliselt suuremaid logistikakulusid? Ja teine küsimus, et miks peab Power Stage alati algama kindlal ajal? No, alustamist Power Stage'i kindlast ajast, see on lihtsalt teleaeg, mis on siis tõenäoliselt kohe aasta alguses vaja kogu aasta ära bronnida, et kõige lihtsam on, et üks kellaaeg. Kõige näidetavam katse ikkagi. Just. Aga oota, mis seal nüüd oli, et... Pühapäeva pikendamine teiste päevade arvelt. Ma olen selles mõttes nõus, et tegelikult see on ka Terrine Villi point oli, et me võiks üldse mingid rallid teha 2-päevased, nii-öelda sprintrallid, mingid rallid 3-päevased, mingid rallid 4-päevased, mingid rallid võib-olla 5-päevased. Et me oleme nagu selles... See vist oli 5 päeva, nagu me hakkame ütlema, et kolmapäev tegelikult hakkas pihta. Oli juba testikatse, neljapäeval esimene katse ja Monte Carlo on vist teine selline, kes üsna varakult hakkab pihta. Et tegelikult ma olen selle mõtte poolt, et see, et me oleme selles ühes mudelis kinni, et tegelikult me ju võime nagu proovida ja katsetada.
et võib-olla üldse ongi mingi muu mudel oluliselt parem. Isegi pikk pühapäev oli täna. Hoolduspausiga kolm enne, kolm pärast. Tegelikult on 4, on ju. Et selles mõttes oli, ma arvan, nagu okei rallipäev, et kõik päevad olid vähemalt võrdsete katsete arvudega, et me ei saa öelda, et katsete arvude mõttes oleks nüüd mõnes teises päevast lühemalt. Nii on, jah, ma olen 2 aega poolt, et võiks proovida ja võikski proovida teha 2-päevaseid rallisi, teeks 3, 4, 5-päevaseid ja pühapäevad, lühikesed pühapäevad, pikad igate pidi ja võib-olla, ma arvan, et praegu on nagu viimane aeg hakata katsetama, et leida see nii-öelda kõige mugavam positsioon, kus oleks huvitav jälgida ja põnevus säiliks ja ütleme, et see päris nagu ralli, see originaalne touch ka juurest ära ei kaoks. Jaa, viimane aeg on hakata katsetama. Ütle see prantsuse keeles ka. Kurat, ei oska. Ei käinud prantsuse üldse mis? Ei käinud. Ingmar, tervitused Ingmarile. Eile tuli küsimusi nii Ingmarilt kui Ingmari kaasalt. Aga täna näete Ingmar küsinud, et miks Rally 1 autod ei kasuta õhuvõtutoru, mis on katusele viidud nagu mõnel Rally 2 autodel. Kas see aitaks vee takistuses vett mootorist eemal hoida? Võt see oli minu küsimus ka neljapäeval, sest Rally 2 autodel kõigil ei olnud, aga mõnel kindlasti oli. Ja isegi Shakedownil oli Solbergil veel selline nii-öelda põrkeraud ees lisaks pandud, et kui seal peaks loomad ette jääma, et siis ei saaks radikat kahjustada. Miks ei ole, ma ei oska öelda. Kõik teised said hakkama nende vee takistustega, välja arvatud Elfin Evans. Tegelikult eelmisest rallist oleks võinud nagu õppust võtta, kus kõikide autod surid ära minu meelest vee takistustesse. Aga Evans ikkagi suutis selle sinna seisma jätta pooleks minutiks. Tundub, et tegelikult ei olnud vaja. Aga ise oma loogikaga oleks ka nagu nii-öelda just in case külge pandud, et ega see hoogu maha ei võta, lihtsalt pigem selline turvalisuse teema, et tead, et see ära ei sure sinna kuhugi teerde. Heigi küsib, kui kaua võtab rallisõitjal aega nii-öelda maha käia pärast ralli etappi, vaevalt pärast punktikatset on kohe olemine selline, et jälle tööpäev läbi. Kaua võtab aega nii-öelda rollist välja tulek, nagu näitajad ütlevad. Vaata, lõpuks sa teed seda nii palju, et tegelikult ikkagi on. Et okei, võtame muidugi üks järgmine päev võiks veel olla, on selline, et tõenäoliselt tahaks puhata ja mitte midagi teha ja siis juba ülejärgmine päev oled nagu vormis, et pigem sa lihtsalt välja puhata ja kõik, et see unetund jääb väheks ikkagi. Jah, unetund jääb väheks ja kogu see reisimine ja see adrenaliin, kui suur see pingelangus pärast on? Suur ikka, selles mõttes, et nagu väsimuse mõttes võib öelda, et nagu kui sa sööd Eesti ralli ära siin, ma ei tea, 100 kilomeetrit ühe päeva rallit, siis see väsimus on tegelikult sarnane sellega, kui sa sõidad 4 päeva rallit ära, et see pingelangus tegelikult toob selle nii-öelda väsimuse. Et nii kaua kui ralli kestab, nii kaua sa seda väsimust ei tunne, aga nii kui ralli läbi saab pingelangus väsinud ka kohe, et selles mõttes jah, et see on kindlasti see, et see pingelangus jah, päev taastumiseks on korras. Nii, teine küsimus Heikilt. Teatavasti on autol mingi miinimumkaal, kui raske peab olema masin. Aga kuidas seda kaaluasja tagatakse, kui mehed pool autot metsa jätavad? No ütleme, üks küsimus oli veel sarnane. Et kui Ogiel see tagaautos lendas, et kuidas sa siis seda autot kaalud? Ju siis kaalutakse pärast servisest välja minnes, kui need vajalikud tükid on tagasi pandud. Kusjuures just Lätis ma rääkisin ka vist, et oli see probleem, et oli auto täiskaal koos sõitjatega liiga madal, et seda tehakse, seda kaalumist tehakse tihti, tehakse enne servist, tehakse pärast servist kogu nädalavahetuse vältel, et selles mõttes, kui sul ongi auto on poolik, siis kindlasti ju kõik saavad aru, et see kaal ei ole päris selline, nagu ta olema peaks ja võetakse järgmine kaal, kui auto on jälle ühes tükis. Okei, Heikil on üks tähelepanek ka, et millegi pärast on igal rallil nii, et kui ootad päeva, kus midagi kindlalt toimuma hakkab, siis tegelikult kiputakse rahulikult katsed läbi kulgema. Ei tea, kas piloodid ka võtavad pisut rahulikumalt, kuna kardavad juhtumisi. Ma arvan, et see on päris õige järeldus. Jaa, muidugi. Ega nii ongi, et mis oli laupäeva hommikul kohe hakkab juhtuma, oli meil see moto seekord. Jah, ja kõik sõitjad kartsid tegelikult laupäeva, sest kõik sõitjad ise juba rääkisid ette, et see saab nii karm päev olema, et tegelikult saigi see teine pool päevast, kui olid
korduv läbimised sai olema nagu päris keeruline, aga esimestel läbimistel ei olnud hullu midagi ja kõik võtsidki suht targalt ja turvaliselt seda, et see kindlasti on see point, seal on point olemas ja. Ingmar saatis eile öösel 00.03 ühe küsimus veel. Küsis, palju on räägitud WRC sarja promomisest ja uute tootjate liitumisest. Kas teie arust oleks idee teha aastas üks nii-öelda sõpruskohtumine mõne teise autodega seotud spordialaga? Oleks see mõeldav? Näiteks ralli üks autoga NASCARile, et ka sealsele rahvale tutvustada seda maailma rohkem. Mis spordiala teie arust võiks kombineeritult rohkem inimesi WRC-sse huvi tundma panna? No ma tahaks näha WRC ja F1 kombot. Mingi ringrajal. Jah, seda oleks vahva näha. Sest tegelikult me püüame F1 fänne ka, et me tahame, et me oleks sama populaarsed kui F1. No. Muidugi. No eks ütleme meeskonnast iseselt on seda tehtud, et Red Bulli tiimist on vahetatud need autosid, kes on sponsored by Red Bull rallis ja nii edasi. Aga ma arvan, et lihtsalt promootor ei suuda seda asja ära korraldada ja ei suuda seda asja võib-olla kinni maksta, et no Monza oli see koht, kus oleks võinud mõne F1 auto ka nüüd tuua. Kindlasti, ma arvan, et seal Monzas kuskil garaasides mõni F1 auto vedeleb ka mingi vanema põlvkonna F1 auto. Et seda oleks võinud seal vabalt teha loomulikult, aga jälle tundub, et selles mõttes seal vaata promootori poole pealt on nii palju hädasid, et kas nad tahavad ja viitsivad sellega üldse möllata ja mõelda selle peale, et tundub vahel, et ei taha. Aga eks seal on ka mingid rahaküsimused eks seal ka paljuski see, et sul on nii 100 asja korraldada ja tahad sa nüüd hakata võtta veel ühe asja endale kukile, pigem tahaks nagu asju lauad mahale saada. Ja see kalender on ikkagi piisavalt tihe, siis kuhugi sinna paari nädala vahele veel mahutada ära mingi show sõit kuskil lennutada, sa ju tegelikult siis pead ju võtma mingi meeskonna auto nii-öelda rentima või maksma meeskonnale, et tule tee promo. Ainuke, kes seda tegema tuleks tõenäoliselt on M-Sport. Ehk siis sa pead Inglismaalt kuidagi selle ralli üks auto saama kuhugi X kohta, kus sa seda teed ja paras logistika. See on paras, ma arvan, mitme inimese pingutus, et see asi saaks tehtud. Ingmar, ma ei tea, kas te seda jõudsid teile menetleda, seda vist mitte, sest see on tulnud kell 22.15. Kuidas naissõitjad, kaardilugejad rohkem rallikarusselli saada? Kas fännidel oleks midagi teha? Tead, mis on või? Olin Lätis Liepa ja Euroopa meistrivõistluste etapil ja olin katsestardis ja mulle tundus, et naiskaardilugejaid oli rohkem kui meeskaardilugejaid. Reaalselt mul oli seal, ma lugesin kokku ka oli 10 autot, umbes järjest ootasid seal oma starti ja 10 autost 6 oli naiskaardilugejad. Ma olin jumala üllatatud, ma mõtlesin, ma võtan pärast startlist ja vaatan palju kokku neid üldse on. Unustasin ära seda teha, aga see ei ole üldse probleem täna. Ma ütleks, et naisi tuleb väga palju peale ja kellegi väga hästi tehtud töö on see. Ma ei tea kelle, aga neid naisi on kaardilugejatena väga palju juba tulnud. Ma siinkohal teen promo, meil on WRC ajakirja, või mitte WRC ajakirja, Rally Estonia ajakirja lood on meil Delfi Spordis üleval, väga kergesti leitavad, seal on üks artikkel, räägib naistest Eesti autospordis. Ja ega Eestis on ju sõiteid, kaardilugejad kõiki on ja need kombosid, kus ongi 2 naist autos, et neid on ju päris mitmeid olnud. Ja natuke promoga Bex Williamsi podcastile, Michelle Mouton oli tal viimane külaline, hakkasin autos kuulama. Kõik algas sellest, et tal oli väga suur poiste sõpruskond ja tegi kõik ees järgi, mida poisid tegid, ütles, et ta oleks nendega koos pankaga röövim läinud, kui oleks poisid kutsunud. Aga väga huvitav lugu, kuidas tema sattus autot juhtima, sest tema perekonnas ei olnud ühtegi ralligeeni. Perekond tegeles tal hoopis parfüümi äriga ja mingid lilled ja siuke teema, et rallist nii kaugel kui olla saab. Aga ma ei ole veel lõpuni kuulanud, mis ta siis... Ja nüüd jäigi, ma ootan nüüd, et mis siit tuleb ja kõik või? Ei, kõik peavad ise kuulama. Urmo küsib, see on siuke, ma arvan, et natukene huumoriga vürstitatud küsimus. Kas WRC rallidel tehakse loomade eemale peletamist kiiruskatsete trasside lähedalt jahimeeste või tehniliste vahenditega? Jahimeestega ilmselt mitte. Kus no millegipärast nagu mäletaks, et kuskil on ka jahimeestega lihtsalt nii-öelda paukude ära lastud. Hirmutades, jah. Aga kindlasti seal on mingid vahendid, millega seda tehakse, ma ei oska öelda täna, kus seda tehakse, aga tegelikult ralli ajal võiks nagu juba see müra ise ära jääda, et ütleme,
Keenia on võib-olla natuke selline eriline koht, kus neid loomi võib-olla on lihtsalt niivõrd palju seal, et ei ole, et need kõik ei lähe sealt minema ja tundub, et need kaelkirjakud ja eriti sebrad on kuidagi väga autode huvilised ka. Et üldiselt on ikka see, et kui helikopter lendab sul lähedalt ja mingi kõva häälega ralliautod tulevad, need loomad lähevad ise ära. See on arv juhus, kui nad sinna teerde satuvad, aga Keenia on natuke teistsugune koht. Jah, need on, ma ei tea, kas nad on harjunud selle autodega nii palju, et neid käiakse vaatamas või miks nad ei lähe eest ära? Võib-olla küll, jah, või lihtsalt ei karda. Kusjuures ühe katse ääres oli lõvi olnud. Oli jah? Jah, jäi isegi all live'is pilti. Mulle meeldis see kaader, kus kaelkirjaku kari oli. Ja mega suur kari. See oli vist laupäeva hommikul. Äge oli. Lõvi või? Lõvi oli, jah. Aha. Mina ise seda ei näinud, aga ma vaatasin all live, siis mingil hetkel Peks ütles, et mis iganes X katse ajal oli lõvi katse ääres. Aga kas kellegi onboardist nägi seda või? Tõenäoliselt, jah, ma arvan küll. Peab hakkama lappama. Peab otsima, jah. Onboarde vaadata on väga ajamahukas tegevus. Oled proovinud? Olen, päev otsa onboarde vaadata. Ütleme, ma enam ei vaata neid üldse põhimõtteliselt, sest ma sain oma kõik vaatamise isu täis, kui ma olin tegev sõita ja ma umbes igat katset vaatasin 10 korda üle ja siis ma rohkem ei taha tegeleda sellega. Jaa, kujutan ette. Priidik küsib, mitte vist seesama Priidik, kes meil siin Viktoriine on mänginud tagarasti. Priidikul on 2 küsimust. Katsuta on Keenias iga päeva lõpuks autol plastiku raami küljest minema sõitnud. Kas on mingi piirmäär, kui palju autosid katki iga päev sõita võib, kui hakatakse sõitja raha, või, et siis millal hakatakse sõitja rahakoti kallale? Lõpuks on see ju päris suur kulu tiimile. Suur kulu on küll. Ja... Iga plastik on... Ma ei taha teada, kui palju maksab. 10 000. Üks plastik, Julia. Ja. TK? Jaa. Aero? Jah. See on julm. Et ei hakata sõitja taskust midagi võtma ja sõitja tundub, et Katsuta ise ei ole ka raha probleemidest. Ma nägin, et tal üks käekell oli käe peal, mis väidetavalt tropikali lastud. Et mis väidetavalt circa 30 000 pidavat maksma. Et vist ei ole pidanud ise kinni maksma neid tükke. See käib niimoodi. Fresh. Keeruline küsimus, ma ei tea, ma ise tahaks ka neid piire teada, et me ei ole veel neid piire näinud, et millal meeskond ütleb, et kuule nüüd jääd ilma stangete rajale. Aga kindlasti kuskil see piir on, et lõputult neid tükke kaasas ei ole, aga ütleme, Katsuta sai 4 ringi kindlasti stangedelist lahti, et nii palju järelikult oli olemas ja õnneks, vaata, kui neil 4 autot, võib-olla ongi mõeldud, ma ei tea, 3 ringi igale autole kaasa võtta, et siis 4 auto peale neid tükke on piisavalt ja siis õnneks teised ei lõhkunud ära. See piir võib tekkida meil siis, kui meil tekib juurde uusi autotootjad, kes liituvad WRC sarjaga ja kes on sellised nagu vormelis on Haas ja Williams, sellised juudid, et iga sent on arvel. Et kellel ei ole ka kaasas. Ja Günther Steineril, ma arvan, et see piir tuleks väga kiirelt ette Haasi pealikul. Et jah, et Toyota puhul kindlasti probleemi ei ole. Jah, ühesõnaga nii kaua, kui vaata meeskonnas on palju autos ja teised ei lõhu ära, siis tõenäoliselt ei ole see probleem. Ja, mis siis Priidik küsib, et millist mootori hooldust tehakse hoolduspausidel või päev enne esimest starti, näiteks õlivahetus, rihmad, logid ja muu seesugune? Jaa, see kõik tehaksegi pigem arvaks, et õhtuses servis, et ma ei tea, logid, ma ei tea, mis see on. Aga õlivahetus ralliautol selline keskelt läbi 100 kilomeetrit ongi selle nii-öelda õli kasutusaeg seal mootori sees, et peale 100 kilomeetrit vahetatakse ära ja WRC päevad ongi keskelt läbi seal umbes täpselt 100 kilomeetrit. Aga kõik rihmad, värgid, vajadusel loomulikult vahetatakse ära, aga ei pruugi üldse olla, et iga kord vahetatakse. Et see ei ole selline asi, et sa võtad tükki vaadata, see on nagu uus, ideaalne, et siis ei hakata uut panema ikkagi. Et võib-olla kui ta kuskil kuumas on veidi kannatada saanud või midagi äänes, ma arvan, et jälle oleneb väga palju meeskonnast, oleneb väga palju rallist, kus sõidetakse, et kas ta on saanud tolm, on võib-olla õli saanud kuskil palju pihta. Varumootorid on kaasas, kas üldse? Mootorid ei tohi vahetada. Ei tohi? Jah, nii et mootorid kui sellist ei ole. Nagu vormelis, et laupäevale lähed teise mootoriga ei saa? Ei, seda ei saa teha. Võtad karistuse 3 minutit, jah? Uhke lugu oleks, kui saaks, aga ei saa. Et kui jookseb kokku, siis jookseb kokku? Ralli ajal küll, jah, siis on kõik. Nüüd algab saate teine osa, sest me võtame ette Georgi küsimused. See oli see hästi pikk list. Me võtsime ka sealt vist midagi. Te võtsite midagi, aga Eigo jättis mulle ikkagi midagi pärandas ka. Pärandas siis sellise küsimuse, et nimetage kõige jaburamad rallivõidust ilmajäämise põhjused läbi aegade. Tuleb sul mõni jaburus meelde?
ralli võidust ilmajäämise põhjus. Võidust. Kas Ossier oma selle jäi võidust ilma, kui ta nüüd libastus seal jalg libises pealt ära? No põhimõtteliselt jäi. No jah, selles mõttes, kui me niimoodi hakkame võtma, võib-olla niimoodi ongi lihtsam leida vastuseid. Oti jäi poodiumi kohast ilma klaasipuhuri tõttu eelmine aasta Keenias. Ja sellised asjad. Et sellist asja, ma nagu niimoodi ei oska öelda, et ma ei tea, keegi on juba ralli ära võitnud, on ju, sõidab ja siis kuskil viimases katsest kas Monte Carlos pole juhtunud niimoodi, et ei jõuta finišisse? Et sealt lõpust mäest alla, vaata, pead jõudma ju... Libised kuskil vahepeal. Ei, et pead jõudma ju vaata tervena hooldusalasse ka tagasi. Ja. Ma isegi ei oska öelda niimoodi, aga see, et ütleme, tobedaid lugusi või on ikka juhtunud ja ma ei tea, Eesti meestest võib-olla, no ma ei saa öelda, et ralli võit on jäänud maha, aga ralli algus asi lõppes ära, kui Karl Kruda sõitis stardipoodiumile, aga sealt maha sõitis siis poodiumilt maha ja lõhkus vedrustuse, et kaugemale ta ei jõudnud. Siis ralli ajaloo naljakamaid juhtumisi palub meil meenutada Georg Grönholmi ja see raudlatt. No kindlasti. Appinde, see vist on number 1. Ja. Ei, naljakad juhtumisi on ikka olnud. Jah, ütleme, meil siin läheb liiga pikaks, kui me hakkame siin meenutama. Koroona õllega mootori jahutamine. Ja Neville kallas mootori või jahutusvedeliku asemel koroona õlled sisse. Eks neid on palju ja jah. Okei, siis huvitav küsimus ka, et kuidas läheks rallimeestel spordikuulsuste jõuluturniiril? On mõni Virves pidi minema, aga tal vist jäi viimasel hetkel vahetati tema nimi nüüd ära eelmine aasta. See on see Honda spordikuulsuste jõuluturniir, mida need, ütle nüüd, kes korraldab? Ma ei tea, kes korraldab. Laansod, jah. Okay. Võt ei oska öelda, kuidas läheks, oleneb... On nad nagu üldfüüsiliselt vastupidavad, suudavad rippuda, hingi kinni hoida? Virvese kohta ma ei oska öelda, ma ei tea, kui palju ta... Reaktsioonikiirust peab kontrollima. Jah, ma ei tea, kui palju tegeleb füüsilitrenniga, aga kui võtta Ott Tänak, siis ta kindlasti on nagu väga heas vormis ja teeb ikkagi pidevat trenni. Ma ütleks, et võiks, kui võtta selline pool tippsõita või tippsõita, siis kindlasti läheks tal väga hästi. Siis küsimus number, ma ei tea mitmes, et Martin Järveoja on öelnud, et tal hakkab ralli raja kirjutamise ajal paha. Kas teate, millised olukorrad teistele kaardilugejatele kas Eesti või maailma tasemel ebamugavusi põhjustab? Tead sa või mõnda sellist, kes, ma ei tea, kardab kõrgust või hämblikuid või? Sellist päris ei tea, aga seda ma... Eilne mesiline, see küsimus oli väga super. Jah, see oli päris lahe. Aga seda ma olen küll palju kuulnud, et kaardi kirjutamise ajal läheb süda pahaks, sest sa oledki seal autos kruusatee peal loksud, on ju, ja siis pead kirjutama ja lugema ja ega see ei olegi lihtne. Aga ma ei tea, see ongi, ma arvan, selline kaardilugejate põhiprobleem, et võetakse ka mingi tablette, et sellest nii-öelda üle saaks. Aga ega vist rohkemaid probleeme neil ei ole, ma arvan. Võtame mõne Georgi küsimuse veel. See on liiga pikk. Milline on teie arvates suurim fair play tegu WRC rallidel läbi aegade? Meenub see mõni või? Keegi on... seda on pidevalt, et jäädakse vaatama, kas autoga on kõik korras, kui jõutakse esimesena sündmuskohale. Jah, selles mõttes võtta seal rallis on ikkagi nagu kuhugi maani kohustused ka, et kui keegi on välja sõitnud teelt ja okmärki pole, siis sul on kohustus seisma jääda. Kui auto põleb kellelgi, siis sul on jääda kohustus jääda seisma ja oma tule kustuti anda. Ma võtan vahepeal seda smoked paprika. Päris maitsev on see. Ja. Et sellised asju, ikkagi enamasti on. Ütleme, need hetked, kui ma ei tea, ollakse mingis olukorras, kus ei ole kohustus, siis ega siis ei jääda ka seisma, sest tihtipeale võib juhtuda, et korraldaja ei anna sulle mingit aega tagasi või mida iganes. Ütleme, et keegi, ma ei tea, näitab okmärki, aga autot pole näha, et sa ei jää siis seisma, et küll see auto ka kuskil on. Üldiselt need on reglementeeritud ikkagi. Kas ralliautodel on olemas kindlustus? Kas ta mõtleb nüüd, mis kindlustust ta nüüd mõtleb, liikluskindlustust? Jaa, sest autoga liikluses liigeldakse. Aga katsel see enam ei kehti või? Katse ajal on nii-öelda teine kindlustus. Ütleme siis kaskokindlustus, võime öelda sellise sõnaga, et on ettevõtted, kes pakuvad siis kindlustusteenust. Eelkõige on see mõeldud autodele, kui sõitjad rendivad autosid, et siis rentijal oleks kindlus,
et kui avarii juhtub, et ta saab ka selle auto korda või uue auto. Et võin tuua lihtsalt mingi suurusjärgu, palju see maksab R5 või Rally2 auto puhul on üheks ralliks kindlustamine, ma arvan, selline suurusjärk kuskil 5-6-7 tuhat eurot. Kommiraha. Jah. Ja. Kuidas toimub ralliauto mudast puhastamine, kas selleks on mingid erilised võtted? Olen rallist üldiselt saab survepesuga hakkama, aga tegelikult näiteks Walesi ralli on väga hea näide, kus antakse isegi sõitjatele sellised spaatlid kaasa, et enne katset saaks koopad mudast puhtaks, sest see on lihtsalt, seal on 10 kilode viisi muda ja et see tuleb puhtaks saada. Üldiselt, kui ei ole nagu nii spetsiifiline ralli nagu on Wales, siis selle jaoks nagu aega ei kulutata, et peale alati enne servicesse tulekut on korraldaja poolt pesu korraldatud. Kuidas toimub hübriidakude utiliseerimine pärast kasutuse lõppu? Pole õrna aimu ka. Ma arvan, et täpselt samamoodi nagu iga teise aku. Siis miks ralliautodel pole püsikiirust või kas saaks paigaldada seda, me oleme tegelikult puudutanud siin. Jah, me oleme puudutanud seda. Ja. Saab kindlasti paigaldada, aga täiesti ebavajalik tükk. Ja mulle meeldib tema viimane küsimus, mis Eigo on mulle pärandanud. Kas vastab tõele nõue, et hübriidi jõul peab iga ralli sõitma vähemalt 1 kilomeeter? See on ju mõttetu. Ma nõus, see on mõttetu. Seal ei ole sellist nõuet, et vähemalt 1 kilomeeter. See roadbookis on ette nähtud mingid kohad, on servisalas on ju hübriidiga, siis on veel ka tegelikult mingi lõik kuhugi pandud, et ta ei ole kindlasti 1 kilometer, aga ma arvan, et ta jääb ralli ajal siin 1-2 vahele. Ja. See on täiesti mõttetu. Ma tahaks kohtuda selle inimesega näost näkku. Ta võiks istuda meil siin 3. külalisena, et kes selle välja mõtles. Ja. Et natukene väidelda. Jah, ütleme, paberi peal on see nagu tore, et hübriid on, aga üldiselt on see täitsa kasuta. Ja rikkeid on ja pigem ilma oli parem. Ja see eelmise generatsiooni auto, ma saan aru, sõitjatele meeldis rohkem ka sõita. See oli vist tipp, mis me üldse nägime. Ta oli ikkagi korralik ralliauto kõikide uhkete jubinatega, keskdifferentsiaalid edasi. Jaana on nüüd saatnud saate ajal ja see on ka viimane küsimus, mis me siin täna ette võtame. Jaana küsib, kui suur on lootus, et nüüd enne Rally Estoniat leiab Ford vedrustuse osas mingi lahenduse? No minu meelest juba leiti lahendus, aga nagu abi pole sellest. Et enne Sardiiniat ju, oli Sardiinia eelmine ralli või? Et enne seda ju pidi juba selle 2 nädalaga tehti suur töö ära, et tuli Rieger ja tuli Fordi insenerid kokku ja M-spordi insenerid ja 3 leiti lahendus, mis ei teinud autot kiiremaks ja siinkohal võib-olla tasukski võib-olla nüüd ära lisada Ott Tänaku eelviimase katse kommentaar, et ma ei tea, et võib-olla ma olen ise vanaks jäänud. Jaa, ma panin ka tähele, ma ei osanud seda kuskil tänases saates kasutada, et see siuke... Et see on nagu päris karm, et 7 rallit on ära, 7 rallit on nagu põhimõtteliselt vingutud on ju, ja antud infot edasi ja öeldud, et see ei ole hea ja nagu mitte midagi. Mitte kuskile ei ole tegelikult jõutud ju. Nagu Oti rahulolu mõttes ma mõtlen. Ma usun, et see auto on kiire, aga Ott lihtsalt nagu oma sõidustiiliga ja ei ole rahul. Mitte kuhugi ei ole jõutud. Et kas üldse jõutakse? Mina arvan, et sel hooajal on jõutud sellisesse punkti, et kui me selle Toyota eest ära võtaks, siis oleks meil päris kõva andmine. Seda küll, jah. Fordi ja Hyundai vahel. Jah. Aga võib ka vahelt olla, et see auto ei sobigi Otile. No. Ta ei saagi sellega kunagi nii-öelda sina sõbraks. No me ei saa nii öelda, et kunagi ei saa. Me peame natukene nagu lootust ikka sisendama inimestele. Ei, loomulikult, ja seda küll, aga lihtsalt nagu ega Ott Tänak ka ei ole nagu 20-aastane, et tal on siin palju aega, et me võib-olla näemegi ta paar hooaega veel sõitmas ja siis mõtleb, rohkem ei viitsi. Et selles mõttes... Ma arvan, et ta enam küll tiimi ei vaata. Vaatame. Sul on mingi muud infot? Ei, ma ei ütle, et mul mingi muud infot oleks, aga kuule, räägi sul sellist infot ei ole, et kes siia Lõuna-Eesti rallile on oodata? Ei, ma ei tea üldse ausalt. 8. juulil, 1 päev kihutatakse. No ütleme, on välja hüütud, et tulemas on WRC mehed. Ja ma usun, et tegelikult igast meeskonnast tuleb keegi, sest seda rallit ei oleks niisama korraldama hakatud. Ju ikkagi tehti enne mingid kokkulepped ära ja siis hakati rallit korraldama. Et ma usun, et igast meeskonnast ikkagi 1 auto on tulemus. Et kindlasti mõnus isu tekitaja.
ja väga lahe, selles mõttes, et saab käia vaadata seal ja Haanja teed on tegelikult nagu, no Haanja teed on ikka teistsugused ka kui Rally Estonia teed, et saab nagu kahte täitsa erinevat Lõuna-Eesti sellist teede perspektiivist rallit näha. Aga kui hea, kui nad on ikkagi teistsugused, kui hea testimispaik see ikkagi on tiimidele? Ma arvan, väga hea, selles mõttes, et vahet ei ole, ralli on kiire ja pigem neil ongi vaja saada nüüd peale sellist Keenia rallit tagasi kiirete teede peale, et igal juhul vajalik. Ja nüüd on siis ühest otsast tänuväärne plokk, teisest otsast väga tänamatu, sest hulk häid küsimusi jäävad auhinnata, aga hulk häid küsimusi saavad ka nüüd pärjatud järgmiste auhindadega. Nimekiri on meil siin, et Econfit näitab, osutab Roland käega näidatud suunas. Siin tooteid on mitmeid. Tegelikult ma hakkasin neile mõtlema, me oleme vist hääldanud seda Econfit 3 päeva täiesti valesti. Ma ei ole nagu parandama hakanud, ma mõtlesin, et äkki mina olen välja. Mina ütleks, et see on Econfit. Ma ütleks ka, et on Econfit. Econfit. 4 auhinda Econfiti. Hakkame kust otsast pihta. Kindlasti on ära teeninud Georg. 100% ja selle minu arust me juba saime neid küsimused neljapäeval vist reedelen ja see oli kokku lepitud, et mees on nii palju vaeva näinud ja väga häid küsimusi. Tead, ma olen tunne, et mul on umbes 10 Georgi küsimust veel küsimata. Ja ta pani korralikult. Aga Georg, kui sul jääb nüüd pitsitama, et mingile küsimusele pole vastust saanud, siis palun saada järgmises plokis see küsimus uuesti. Me teame, et sinult tuleb veel. Nii, Georgile antud. Siis ma annaks ka sellele tegelase, kes küsis Martin Seski kohta. Marko Laapin. See on ju see minu klassivend oli kunagi. No pole midagi teha, Eesti on väike. Kui me nüüd hakkame võttama, kelle klassivenna isa tuttav on järgmine vend, siis me ei saakski ühtegi auhinda. Ei, selles mõttes ju tegelikult täitsa nagu teemakohane küsimus, sest Sesks oli uskumatult kiire Lätis Liepajas, nagu täiesti ebanormaalselt kiire. WRC sõitad, Mats Östberg, Hayden Badan said lihtsalt niimoodi, et nagu piinlik hakkas. Ja järgmine aasta on Liepaja ralli kalendris. Ja ma tahaks näha, et Martin Sesk sõidab ralli 1 autoga seal. Nii et igal juhul mees on kiire, nii et täitsa välid küsimus oli. Nii, loogika, et välk 2 korda ühte puusse ei löö, meie saates ei kehti, lööb ka Ingmarile siin järjekordne auhind. Tuli ära Ingmarile. Kas sul on ka konkreetsem mingi? Ingmar saatis ka palju küsimusi ju? Ingmar saatis palju küsimusi ja ma võtangi neid kombona. Kombona, okei. Ja kusjuures on ka vahva, et Ingmar ju siis oma elukaaslase kutsus saadet vaatama ja järgmisena palun ka lastelt küsimusi. Et me nägime, et kui see pisike, kellele meeldis see tööriistakast, et kui tema rääkima hakkab, me ei tea, mis sealt hakkab tulema. Just. Me peame, Ingmar ja see, kes see nüüd teine oligi, kes hästi palju küsimusi küsis. Georg, me peame need saatesse kutsuma, et tulge küsige laivis ära, et me ei jõua muidu vastata. Anname juhtimise ära võib-olla mõnes saateks. Aga siis nüüd on 3 Econfiti antud, 1 veel. Kes küsis selle kärbse küsimuse? See oli päris palju küsimusi, et kas kärbes või ütleb, kui mingi elukas sisse satub autosse. Aga see on ka Georgi küsimus? Võt, ma ei mäleta. Kui oli, siis ta läheb kombasse, me ei saa topelt. Ei, topelt muidugi, aga kuidas ma nüüd tuvastan selle kärbse küsimuse? Võt ei oska öelda. Anna nüüd mõtteid. Mis mõtteid ma annan? Aga okei. Jätame ühe Econfiti korraks veel... Äkki Eigo kuulab meid ka, ta saab vastata meile, sest tema luges seda. Mul on siin... Jätame selle viimaseks, äkki ta kuulab. Mõned nimed veel. Nii, kas seda küsimust võtsid teile või? Mida tunneb ralliauto roolis juht, kui ta on sebraga silmside lähemal kui oma naisega kodus? Ei võtnud, aga see on hea küsimus. Me ei võtnud seda. Ma ei tea, mida ma tunnes, kui mul oleks sebraga silmside. Okei, see mulle väga meeldib. Ta on suur loom ikkagi. Hästi, ma ütleks, et võib-olla peab sama palju kartma. Sama palju kartma. Ei, tegelikult on olukord päris jama, kui sul seal sebra vaatab vastu. Sest esiteks eelkõige on loomast väga kahju. Ega loom siis sinna tee peale pole tahtnud sattuda. Aga teiseks ka tõenäoliselt see ralli jääb sinna maha, sest see auto saab tõsiselt viga. Ma näitan, mis ma selle küsimusest annan auhinnaks. No nii. Ja, mis ma rääkida tahtsin, on see, et auto saab tõsiselt viga ja ralli jääbki sinna.
aga eelkõige, nagu ma ütlesin, loomadest on kahju ja tegelikult ei taha, et loomad sinna tee peale üldse satuvad. Aga Bites We Love, kõik need asjad, mis siin laual on, need küpsised ja krõpsud ja asjad. Siin on kõik, kogu kombo või? Jaa, Nice. Bites We Love ja Rain, tule järgi sellele. Me saadame juhised. Jaa, väga maitsev kotitäis kindlasti. Tead, mul on nüüd piinlik hetk, ma pean tuvastama selle kärbse küsimuse. Mäletad, kuidas see sõnastatud oli? Sa aitaks mulle otsingu sõna. Ei mäleta hästi, seal oli teema lihtsalt, et kui mingisugune elukas autosse lendab kuidagi. Ja mis ma vastasin, kes eile ei kuulnud, oli see, et kärbes kui selline üldiselt nagu ei häiri väga, aga tihti peale juhtub suvel, et sinna satub, ma ei tea, herilane või mesilane või parm või ma ei tea, veel hullem vaablane. Et siis sellest peab lahti saama ikkagi, sest katse ajal nagu ei taha väga möllata, kui selline tegelane autosse satub. Ja kui satub, siis tuleb enne lahti saada sellest autos ja kui ei saa, siis on päris jama, siis tuleb kuidagi katse sõidetud saada koos kolmekesi. Täitsa jama, ma ei leia seda üles. Me teeme nii, et me jätame neljanda võitja praegu õhku ja me otsustame selle pärast saadet. Kas me teeme nii, et kui me ei leia, siis me paneme äkki sport.delfi instasse lihtsalt selle neljanda, me nii-öelda valime siis selle asemel, kui me ei leia seda üles? Mis mõttes instasse? No paneme lihtsalt, kes võitis. Me teatame, et kes võitsid. Me jätame selle ühe nii-öelda siis, kui me ei leia seda küsijat üles, siis me valime pärast saadet selle viimase välja. Ja kui juhtub, et see on üks nendest, kes meil juba on saanud, siis on nii, et siis me anname ühele teisele. Ja. Mul on üks varuvariant ka. Okei, davai, siis teeme niimoodi. Aga nüüd ongi nii, et järgmine kord me näeme, Roland, sinuga juba Rally Estonial. Ja Rally Estonial me oleme koha peal stuudios ralli autode. Me ei saa öelda, et bensiini lõhnade vahel, sest service pargis sõidavad nad hübriidiga. Nii et me oleme oma kaameratega otse Rally Estonia service pargis koos elektrimootoritega, ralli autodega. Teeme niimoodi. Ma annan ikkagi praegu Heikile selle 4. kasti Inconfiti, sest Heiki saatis meile ka kõvasti küsimusi. Okay. Ja Heiki saab siis 4. Inconfiti ja kui juhtub, et me leiame selle kärbse ka, siis ma leian ühe lootusauhina. Tavai. Neid kohti on, kust küsida. Okei. Ja ei, see on, sobib. Sobib nii. Heiki, palju õnne sulle ka. Georg, Marko, Ingmar, Heiki ja Rain. Rain sai siis selle koti. Soovitan korraga mitte tarbida, jaga ikka päevade vahel ära. Ja Inconfitiga sama lugu, et neid vitamiine asju korraga mitte suhu kallata, jagage päevade vahel ära. Aga vaata, suvi on käes ja trenni tuleb teha ja proteiin on kindlasti asi, mida vaja on, kui liha liiga palju ei söö või ei jõua oma koguseid täis süüa, nii et tarbige ja nautige. Ja Rally Estonial astuge meie boksi ka. Jaa, kindlasti. Kõik, kes on ka oma särgid saanud meilt ja t-shirt story'lt siin hooaja jooksul, siis tulge näidake oma särke, mis te trükkinud olete. Ja need särgid saate ka osta loomulikult. Ma arvan, et neid saab seal olema tuhandeid. No, sellised särgid on selles. Kindlasti. Väga lahe, et sa kuskilt juba said selle. Leidsin. Ma pean ka minema Urmo ukse taha koputama. Ei, leidsin, ma ei koputanud Urmo uksele. Aha. Müüdi kuskil juba? Ei müüdud. Kurat. Eks ma lähen ka siis kuskilt otsima. Igatahes, vaadake siis Delfi uudiseid ja Delfi on ka Rally Estonia ametlik partner, nii et meediapartner, nii et kõige kiiremad teated ja asjad leiate meilt. Kindlasti minge lugege sealt digiajakirjast ohutusinfo. Ohutusinfo ei ole maksumüüri taga. See info tuleb läbi lugeda enne, kui te üldse plaanite kuskile ralli raja äärde minna. See on universaalne kõikidele rallidele, et kuidas tuleb käituda, kuidas mitte käituda, et korraldus oleks sujuv ja et oleks endal ka, jääks nagu mäletaks ka midagi, jääks mälestus endal ka. Meil jäi sellest Keeniast väga tore mälestus ja tore oli kuulata ka distantsilt 2 saadet. Jaa, väga lahe, ei saa ühtegi halba sõna öelda. Aga aitäh kuulamast, vaatamast, meie täname järgmise korrani Rally Estonial 20. juuli. Just, kohtume Tartus. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga,
sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stalkerist.